Tere hommikust kõigile! Armsad vaatajad, kes te olete kuulamas meid või vaatamas meid siin saalis ja teie kõik, kes te olete raadios, siis meil on ülekanne ka Postimehe vahendusel, nii et oleme väga tänulikud oma partnerile Postimehele juba mitmeaastaste konverentsi ülekannete eest. Kõik teie, kes te olete täna siia tulnud, siis 2011. aastal loodi Eesti Kultuurikoda. Eesti Kultuurikoda on järjepidevalt hoidnud üleval diskussiooni Eesti kultuuriteemadel, proovides aidata kaasa nii, kuidas ta oskab, nende inimestega, kes tal parasjagu on. Ja tänasel päeval oleme me siin siis uue aasta konverentsiga, see on meie üks kõige olulisem sündmus aastas ja sel korral siis teemaks ongi selline, nagu te siit näete, muutunud kogukondlikud kultuurimaastikud. Me oleme kutsunud täna oma ala spetsialistid siia, et arutada, et mõelda koos teiega, võib-olla ka leida lahendusi, sest kõige viimane paneel on meil poliitikute paneel, kus on meil täna siis osalemas ka endine kultuuriminister ja haridusminister, praegune Riigikogu kultuurikomisjoni liige Tõnis Lukas, on Keskerakonna esindaja ja on ka EKRE esindaja. Nii et me oleme kõik liigume selle päevaga selle paneelini välja, et saada võib-olla esitada just neid küsimusi, mida nemad oskaksid meid võib-olla aidata. See on selle päeva üks väga oluline sõnum ja mõte siis meie poliitikutele. Ja siia praegu kohe kutsungi ma siis meie esimese paneeli. Meie esimeses paneelis on väga väärikad loomulikult inimesed ja esimese paneeli teemaks on, kuidas kohaneda tänaste kriiside mõjuga kultuurimaastikul. See ongi kogu tegelikult selle konverentsi mõte, sest tõesti see kõik, mis on toimunud alates pandeemiast, minnes edasi praegusele olukorrale Ukrainas, majanduskriis ja kõik need kriisid, mis meid veel valdavad. Ja Maarja Vaino just hommikul rääkis Vikerraadios, et tegelikult see on ka inimese sisemise mõtlemise kriis. See on üldine inimese kultuurikriis. Nii et mul on väga hea meel kutsudagi siia praegu siis meie esimene peakõneleja esimeses paneelis, Maarja Vaino, kirjandusteadlane, kes räägib meile teemal, mis on kindlasti teil ka Postimehes olemas nähtaval, kui te vaatate ekraanile, siis ettekande nimeks on sisemine kriis ja sisemine rahu. Maarja Vaino, palun, kirjandusteadlane, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor. Tere ka minu poolt. Ja ma mõtlesin, et ma alustan seda ettekannet kohe ühe ettelugemisega, sest et ega kirjandusteadlane ilma raamatuteta ei saa hakkama. Ja on ilmunud selline raamat nagu Francis Fukuyama identiteet. Ma arvan, et Fukuyama nimi ise võib tekitada vastandlikke tundeid inimestes, aga ta on jõudnud oma elu jälgimistes sellistele järeldustele, et tegelikult riigid vajavad rahvuslikke identiteete. Ja ma loengi ette 3 põhjust, mis ta toob, miks rahvuslik identiteet aitab tegelikult igal riigil paremini vastu pidada. Tsiteerin. Esimene on füüsiline julgeolek. Äärmuslik näide sellest, mis võib juhtuda puuduva rahvusliku identiteediga, on riigi lagunemine ja kodusõda, nagu näitavad ülalpool toodud Süüria või Liibüa. Ent lisaks sellele tekitab nõrk rahvuslik identiteet teisi tõsiseid julgeolekuprobleeme. Suured poliitilised üksused on võimsamad kui väikesed ja võivad end paremini kaitsta. Nad on paremal positsioonil, et kujundada rahvusvahelist keskkonda oma huvidele vastavaks. Teiseks on rahvuslik identiteet tähtis valitsuse kvaliteedile. Hea valitsus ehk tõhusad avalikud teenused ja korruptsiooni madal tase sõltub riigiametnikest, kes asetavad avaliku huvi kõrgemale oma kitsastest huvidest. Ja kolmandaks, rahvusliku identiteedi kolmandale funktsioonile viitab majanduslik areng. Kui inimesed ei tunne uhkust oma riigi üle, ei tee nad selle nimel tööd.
Tugevad rahvuslikud identiteedid Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Hiinas andsid eliidid, kes olid intensiivselt fokusseeritud oma riigi majanduslikule arengule, mitte oma isiklikule rikastumisele. Ja nendele 3 võiks lisada, ja mõnes mõttes nende kõigi kohal, ongi kultuuriline rahvuslik identiteet. Ja minu tänane ettekanne, mis on küll väga lühike ja ma katsun kohe mitte alustada konverentsi sellega, et esimene ettekanne läheb ajast üle, tegelikult tahakski keskenduda sellele, et see kultuuriline identiteet on olnud meil pikemat aega juba kriisis. Ja me ei ole seda tingimata tahtnud võib-olla teadvustada või ei ole osanud seda teadvustada. Ja see kriis mõnes mõttes on olnud nii isiklikul tasandil kui ka sotsiaalsel tasandil. Ja see tähendab seda, et see sisemine mina, mis võib-olla on olemas olnud, ja see, mis väliselt toimub, ei lähe enam omavahel kokku. Ja me võime tegelikult sellise inimliku, üksikisiku kriisi psüühika väga tinglikult, loomulikult ei ole võimalik seda üksüheselt teha, laiendada ka sellisele kultuurile või siis rahvastiku kehandile. Ja kui me seda sellele väljale asetame, siis võiks küsida, või vaadata niipidi, et inimese elus võib-olla on 3 sellist suuremat kriisi. Et esimene on siis, kui inimene jõuab murdeikka, see on selline puberteetlik kriis. Kui talle tundub, et kõik on muutunud, miski ei ole enam nii nagu enne ja mis on võib-olla kõige olulisem, puberteeti läbi elav inimene ise ei taha enam, et kõik oleks nii nagu enne. Talle tundub, et kõik, mis on varem tehtud, on nõme, see on valesti tehtud, kõike tuleb teha teisiti ja ta välja kutsuvalt teeb kõike täiesti teisiti ja arvab, et ta on ise kõige targem ja võib-olla sellist puberteetlikku hoiakut kannab niisugune loosung, et uus on alati parem kui vana. Nüüd teine, mis on võib-olla siis siin saalis olijatele kõige lähedasem, kannab loomulikult nime keskeakriis. See tähendab, et on toimunud teatud võib-olla mentaalne või psühholoogiline kinnijooksmine, kui tuntakse, et enam ei osata, ei taheta või suudeta jätkata nii nagu enne ja ei teata ka täpselt, mida siis tahetakse. Et kuhu siis edasi liikuda, et mingisugunegi muutuse vajadust justkui tunnetatakse, aga ei olda kindel, milline see muutus peaks olema. Ja 3. võiks siis tinglikult nimetada vanaduskriisiks, kui inimene tunneb, et õieti ei paku tal enam miski huvi ja ei tundu enam pingutust väärt. Ja kui nüüd neid 3 kriisi kirjeldust vaadata ja need meie niisuguse sotsiaalsele väljale, õieti isegi mõtleksin poliitilisele väljale asetada, siis mulle tundub, et riiklikul tasandil me põeme kõiki neid kriise korraga. Et meil on puberteetlik kriis, mis kuidagi eitab varasemat, tahab teha kõike uuesti, tahab teha välja kutsuvalt kõike teisiti, mõtleksin, et eriti kurvalt ja silma torkavalt tuleb see esile haridusmaastikul, kus olemasolevat traditsiooni ei väärtustata, võetakse üle mingisugused sellised toredad hüüdlaused ja rakendatakse neid lausa välja kutsuvalt. Keskeakriis tundub meil ka olevat, sellepärast et ongi mingisugunegi kinnijooksmine poliitilisel ja ideede tasandil, et ega õieti keegi ei tea, kuhu see Eesti riik liigub, kõige paremad juhised tulevad Brüsseli direktiivide näol, aga kas need just Eesti elu edendavad, sellele ma ei ole kindel, et keegi on võtnud vaevaks väga vastata. Ja 3. ilmnevad ka sellised vanaduskriisi nähtused, sest et tundubki, et paljud asjad, mis puudutavad just Eesti kultuuri, Eesti elu, Eesti kas või regionaalpoliitikat, ei paku nagu huvi ja nende nimel ei pingutata. Ja ma ei räägi nüüd praegu nendest inimestest, kes seda teevad, ütleme siis kohalikul tasandil, vaid just nimelt nagu sellisel riikliku poliitika, kultuuripoliitika tasandil. Ja loomulikult kohe juba kuulen eitajate hääli, kes ütlevad, et meil pole elu olnud kunagi nii hea Eestis ja meil pole kunagi läinud nii hästi kui praegu ja meie identiteet, keel ja kultuur ja kõik muu on parimas seisus. Kindlasti on võimalik seda niimoodi vaadata ja see on ka muide väga omane teatud kriisile, kriisis viibimisele, sellepärast et esimene reaktsioon sellele
ütleme jällegi psühholoogilisel tasandil, on alati eitamisstaadium. Ollakse alati veendunud, et kui midagi halba juhtub, siis see ei juhtu minuga. Ja üleüldse on lihtsam elada nii, kui neid probleeme ei oleks olemas. Ja seda on kõige lihtsam teha nii, et sa lihtsalt eitad seda, sa lihtsalt oled veendunud, et see kõik on ülepingutatud mure, et seda ei juhtu tegelikult, see on mingisugunegi hädakraaksumine või siis lihtsalt läheb minust mööda, et mind see kokkuvõttes ei puuduta. Ja on tehtud siis ka erinevaid uurimusi, mille tagajärjel on leitud, et tavaliselt just ka looduskatastroofide puhul, kui hoiatus antakse, siis inimesed ei võta seda tõsiselt. Nii et eks meiegi võime seda hoiatust siis anda, tõenäoliselt väga paljud inimesed vähemalt mõnda aega veel ei võtagi seda üldse tõsiselt. Aga siiski hoiatusi tuleb anda. Ja kui asi läheb tõsiseks, kui päriselt teadvustatakse, et see kriis ei lähe enam mööda, et tegelikult midagi peabki muutma, et asi ei saagi enam nii edasi minna, siis kriisi parimaks lahenduseks on tavaliselt see, ütleme, kui me räägime jällegi välisest maailmast või ruumilisest maailmast, siis näiteks hotellides ja avalikes ruumides on olemas ruumikaardid, mis näitavad, kuidas näiteks hoonest välja saada, kus asuvad tulekustutid või kuhu varjuda, aga kultuuril peaks olema tegelikult samasugune sisemine kaart, mis aitab selles olukorras orienteeruda. Ja see selline sisemine kultuurikaart peakski andma selle oskuse toime tulla ja ka selle sisemise rahu, mis on minu ettekande pealkirja teine pool. Ja selle sisemise kaardi peaks meile kõigile andmagi tegelikult see meie tugev kultuuriline identiteet. Kõik toimib ja õnnestub paremini siis, kui inimesed teavad, kuhu nad on teel, mida nad teevad. Ja vastupidiselt võib siis öelda, et identiteedikriis on see, kui ei osata endale aru anda, mille nimel aktiivsed üldse ollakse ja kui inimestest on saanud mingisugusedki vahendid, kes ei kuulu enam iseenda juurde, et neil puudub samasus sellega, mida nad justkui tegema peavad. Ja meile räägitakse eriti ka kogukondade ja koolide sulgemise ja raamatukogude ja kõige muuga seoses väga palju jätkusuutlikkusest, et mingi asi ei ole jätkusuutlik. Ja ma tahaksin vastandada selle jätkusuutlikkuse sõna järjepidevuse sõnaga, et kas me tahame olla jätkusuutlikud mingisuguseski Exceli tabeli mõttes või me tahame olla kultuuriliselt järjepidevad. Ja just see järjepidevuse hoidmine on see, mis peaks õigustama ja ilma igasuguste küsimusteta õigustama ka igasuguse kultuurilise tegevuse nagu raamatukogude hoidmise, väikekoolide hoidmise, kõige muu hoidmise meie kultuuriväljal. Ja tsiteerin ühe lause Mati Hindi ühest mõttest artiklist, mis kannab pealkirja identiteedi järjepidevuse imperatiiv. Siin on natuke hämar, sellepärast ma võib-olla loen natuke konarlikult. Ja see tsitaat kõlab nii. Järjepidevus, mitte muutumatus, on see punane niit, mis hoiab koos inimese personaalset identsust ja ka suurte ühiskondade rahvuslikku identsust. Muutumise kiirus ei tohi olla pikka aega nii suur, et ühiskond muutustega ei kohane. Ja eks sellestki lauses me võime ennast ära tunda, sest et meie muutuste kiirus on olnud väga suur ja mulle meeldib tsiteerida ka ühte Mati Undi toredat mõtet, kes on avaldanud siis selle mõtte, et kui on olnud väga suur kiirendus, siis ka peab olema vastav pidurdus, sest et kui kiirendus läheb nii kiireks, et sa ei kontrolli enam seda masinat, siis tavaliselt juhtubki lõpuks katastroof. Ja siia lõpetuseks, kuna mu aeg vist hakkab juba täis saama, lõpetuseks tahaksin tuua siis, kuna meie tänane konverents kannab ka ikkagi seda kogukondade niisugust raamistikku, tuua mõtte sellisest raamatust nagu Jonathan Haidt Õiglane meel. Ja tema kirjutab siin raamatus ka sellisest mõttest nagu taruühiskonnad. Ja need taruühiskonnad ma ei hakka siit ette lugema, vaid lihtsalt väljendan seda, mida ta kirjeldab siin pikemates peatükkides, et ka inimeses on, ta ütleb umbes 10% mesilast. Ja see tähendab seda, et nii nagu mesilas sülemid toimivad tarude süsteemis kõige paremini, et nad on valmis ühise niisuguse eesmärgi nimel aeg-ajalt ka ennast ohverdama, et olla selle sülemi liige ja et mesilane päris üksinda hakkama ei saa, et ta vajab tegelikult seda taruühiskonda, siis need tarud
ongi ju tegelikult need kogukonnad. Ma arvan, et see ei ole kindlasti uus mõte, et ühiskonna väljal on seda mõtet nii inimestest kui mesilastest ja kogukondadest kui tarudest ka varem väljendatud, aga kuna me laulupeol ka laulame, et lendame mesilastena, siis võiks nagu seda taru ühiskonna mõtet võib-olla natukene rohkem juurutada ja võib-olla see annaks ka mingisuguseid mõttelisi lahendusi nendele kriisidele, mis meil on, sest need välised kriisid nagu energiakriis või koroonakriis või julgeolekukriis on kõik välised kriisid, aga ühtegi välist kriisi ei saa lahendada siis, kui sul on sisemine kriis, et kõiki kriise saad lahendada ainult siis, kui sul on olemas sisemine rahu. Nii et selle rahu poole me peaks kõigepealt püüdlema, selle enesekindluse poole ja küll siis on võimalik ka kõik muud ühiskondlikud teemad rahulikumalt ja ühtsemalt lahendada. Aitäh kuulamast! Suur tänu, Maarja! Nagu te ilmselt märkate ka sellest meie konverentsi kavast, siis me kõigepealt räägime ettekannetena, vähemalt esimeses paneelis, ja siis me tuleme panelistid kõik siia ette ja ka rahval on võimalus siis esitada oma küsimusi. Järgmisena kutsun ma siia ettekandepulti Mati Mandeli. Mati on filosoofia doktori ja arheoloogia erialal. Ja Mati ettekande teema on, kuidas on kriis vaimuelus mõjutanud muuseumide elu. Me proovime saada ka siia ekraanile siis, härra Mati. Ma ütlen siis nii kaua tere kõigepealt kõigile ja seda, et mu käest eile küsiti, et miks mul niisugune pealkiri on, mis kriis vaimuelus? Ma ütlesin, no on ikka küll kriis vaimuelus. Et esimene asi, mis mulle silma hakkas paistma, oli see, kui tehti see administratiivreform ja lõigati ära Läänemaast Lõuna-Läänemaa Pärnumaa juurde, kus on mõistus. Ajaloolasel küll niisugust mõtet ei oleks kunagi pähe tulnud. Aga kui ma vaatan siin, mis toimub Riigikogus ja näen, et üks fraktsiooni esimees taob rusikaga vastu lauda, siis ma mõtlen, et kuulge, et sa oled ju normaalne inimene olnud, kas hulluks oled läinud või? Mis see toimub edasi? Lähete karvupidi kokku või? Nii et üldiselt kala mädaneb peast ja see on paraku meil niimoodi juhtunud. Aga ma räägin täna siis muuseumitest ainult 3 probleemist, kõikidest ei jõua rääkida. Et kõigepealt esimene probleem on ühe väga olulise muuseumi puudumine Eestis, teine probleem on väike muuseumid ja 3. probleem on, mida peaks muuseumid kõige esmalt näitama, mis on kõige olulisem, mida nad peaksid näitama. Nii vaatame, kas see asi hakkab mul liikuma, midagi pärast ei. Läks nüüd liiga kaugele. Et jah, et tegelikult on muuseumite arv Eestis väga suur. Aga üks oluline muuseum, isegi on olemas kalaspordimuuseum ja klaverimuuseum, aga üks oluline muuseum puudub. See on 10 000 aastat Eesti ajaloos käsitlev arheoloogia muuseum. See puudub. On uuritud väga mitmesuguseid muistiseid, näiteks kiviaegseid asulakohti, kus elati, kiviaegseid matuseid ka Salmel, viikingi sõdalaste matuseid Saaremaal Salmel, eriaegseid kalmeid, linnuseid, siin on Soontaga linnuse pilt, ja raua töötlemise sulatamispaiku ja kohti, kus siis muinassaal on elatud, muinasasula kohti. Ja on kogutud kümneid tuhandeid esemeid, väga olulisi esemeid. On püütud kindlaks määrata, kust need esemed pärinevad, kas on tehtud koha peal või toodud kusagilt kaugelt sisse. Aga meil ei ole kohta, kus inimesed seda näeksid. Tuleksid näiteks Tallinnasse, inimene tuleb Tallinnasse, kus on arheoloogia muuseum, pole olemas. Üks koht siiski on, kus need asjad on eksponeeritud. See on Tallinna Ülikooli arheoloogia keskus.
aga see on kinnine asutus põhimõtteliselt. Sinna saab ainult tellida ekskursioone, kui teatakse sellest. Ja ekskursiooni juhtimine on nendele inimestele, kes hoolitsevad nende esemete eest ja kõikide muude fotode ja muude leidude eest. See on neile lisatöö. Avalikku muuseumit ei ole. Ja see on tekitanud muidugi olukorra, kus arheoloogiast ja arheoloogidest eriti lugu ei peeta. Käib totaalne muististe hävitamine ja Muinsuskaitseamet ei ole suutnud sellele kuidagimoodi piiri panna. Eelkõige ma pean silmas detektorismi. Detektoristid võiksid tegeleda ainult koos arheoloogidega, teadlastega. Aga kui nad omaette tegelevad, siis nad lõhuvad kõik ära. Näiteks üks mees paar aastat tagasi kaevas Virumaalt välja 300 eset ühest kalmest. 300 eset. Kujutage ette nüüd ühte dokumenti, kust 300 sõna on välja revitud. Mis dokument see enam on? Mis informatsiooni sellest saab? Ja sellele ei ole suudetud Eestis piiri panna. Nüüd teine probleem, väikemuuseumid. Meil on olemas erinevaid väikemuuseumid. Nii valla alluvuses kui ka mingite organisatsioonide, MTÜ-de alluvuses muuseumeid. Isegi on selliseid esemete kogumeid, kus on kogutud tuhandeid asju. Näiteks Näkiallika Kuusalu kandis, Vardi Raplamaal. Aga meil puudub, kui suurte muuseumite puhul jälgitakse, näiteks isegi kas on valgus tugev ekspositsioonis, et see ei kahjustaks, siis väike muuseumite esemete eest ei hoolitse mitte keegi. Seda ei ole võimalik. Sest et puudub ka inimestel kompetents. Enamasti väike muuseumites ei tööta inimesed, kes on saanud vastavat haridust. No siin üks näide, Rakke muuseum. Kunagi ma ise tegin 15 aastat tagasi sealt mõnedest fotodest koopiaid, õnneks tegin, sest originaal enam ei ole. Need on kadunud. Siin on ekspositsioon tolleaegne, mis oli siis koolis, kunagi üks niisugune aktiivne inimene rajas selle muuseumi seal. Ei taha edasi minna, mis tal siis hakkas. No, proovime vastupidi. Aha, nüüd läks hoopis teisele poole. See pult ei taha hästi töötada. No. Aha, ja siis sain järgmise pildi ette. Praegu on siis muuseum sisuliselt kinni pakitud ja teda hoolitseb üks selts, aga see selts koosneb juba eakatest inimestest ja üks nendest, kellega ma kohtusin, ütles niimoodi, et jah, me tuleme kokku ja joome kohvi ja lähme jälle laiali, ega me ei suuda enam midagi rohkem eriti teha. Vald ei ole sellest huvitatud, vallal on teine muuseum olemas Väike-Maarjas ja ta hoolitseb kuigi palju selle eest. Siin antakse võib-olla 50 või 100 eurot aastas, et nad midagi seal teeksid. Ja selle muuseumi kogud on osaliselt kaduma läinud, nagu juba ütlesin. Nii et nende muuseumitega ongi niisugune lugu. Kui on olemas aktiivne inimene, kes tegeleb selle muuseumiga, nii kaua ta eksisteerib ja kui see inimene kaob, siis on muuseum määratud põhimõtteliselt hävingule. Siis järgmine probleem, ta jooksis mul jällegi ette. Ja see pult ei taha siin hästi töötada. Ma siis pean tegema. Järgmine probleem on siis see, et ekspositsioonid. Ja siin on näiteks Suurgildi ekspositsioon Tallinnas ajaloomuuseumis 2004, mis käsitles tervet Eesti ajalugu. Alates siis kiviajast kuni tänapäevani välja. See ekspositsioon arvati, et ei ole kaasaegne, selle asemel tehti, tõepoolest muuseumis toimus ka suur remont, väga ilusti ruumid remonditi ja sinna tehti siis niisugune ekspositsioon, mis on temaatiline. Ühesõnaga poliitiline ajalugu, Eesti vabanemine okupatsioonidest, siis ütleme kirikuelu, hariduselu, need on kõik, igaüks on sisevitriinis. Aga paraku tehti hiljem sellest ekspositsioonist, siis ka uuriti, kas see on populaarne, kas on arusaadav kõik ja mis tulemus oli. Selle ekspositsiooni põhjal ei ole võimalik Eesti ajaloost ülevaadet saada korralikku. Ma isegi arvan, et see asi nii hull ei olnud, aga selle ülevaate saamiseks oleks läinud vähemalt pool päeva.
Kelle leidub aega pool päeva muuseumis olla? No igatahes selle praeguseks on see ka maha võetud ja läheme edasi. Praegu on siis Eesti Ajaloomuuseumis ekspositsioonid väljas 2 majas. Üks on Suurgildihoone vanalinnas, on parempoolne ja teine on siis Maarjamäe keskus, eelkõige loss. Seal tehti siis 2 järjestikust ekspositsiooni, Eesti Vabariik 90 ja Eesti Vabariik 100. Vasakpoolne on siis brošüür, mis tehti selle Eesti Vabariik 90 kohta, parempoolne Eesti Vabariik 100 kohta. Eesti Vabariik 90 oli tegelikult päris hea ekspositsioon, seal oli näidatud ka see, kuidas Eesti okupeeriti 40. aastal, kuidas ta annekteeriti, kuidas Vene väed 44. aastal mitte Eestist ei vabastanud, vaid tegid umbes sama, mis praegu Ukrainas, vägistasid, tapsid inimesi. Aga siis tekkis, nagu ma aru olen saanud, muuseumi juhtkonnal tekkis vastuolud nende inimestega, kes venelased siin käisid muuseumis, mõnedega nendest. Ja siis tehti uus ekspositsioon, see, mis oli see brošüür parempoolne, see on osaliselt päris hea. Näiteks Eesti Vabariigi osa on seal käsitletud täiesti normaalselt. Seal on väljas isegi väga haruldasi esemeid. Näiteks on seal Julius Kuperjanovi ja Anton Hirve kuued, mis oli üks inimene, muuseumi inimene, kus oli muidu väga arglik inimene, aga ta oli kaltsuda kokku ühte kasti pannud ja varjas neid aastakümneid. Ja nüüd siis, kui Eesti Vabariik taasiseseisvus, siis leiti need, ta ise oli juba surnud, leiti need kastist, need mundrid, tehti kindlaks nende kuuli haavakohtade järgi, et need on Kuperjanovi ja Hirve kuued. Need on praegu väljas Ajaloomuuseumis Maarjamäel. See on muidugi väga tore. Aga väga suur osa on siis pühendatud seal nõukogude perioodile. No tegijad olid ka need, kes olid kunagi olnud pioneerid ja komsomolid, siis oli ime, et nad oma asja päris palju panid seal välja. Aga see ekspositsioonil on väga suured puudused. Nimelt, kui te sinna lähete, ma soovitan väga minna Maarjamäele. Võtke endale ekskursiooni juht, las ta räägib. Kuidas moodi küsige tema käest, et mis oli see asi, mis sundis eestlasi vastu võtma sakslasi 41. aastal kui vabastajaid, võtma lastu lilledega, siis kui nõukogude okupatsioon on lõppenud. Ta läheb sellest mööda. Ma ühe korra kuulasin, sest ta ei saa ise ka sellest aru, sest seda ekspositsioonis ei käsitleta. Samuti ei käsitleta sõjajärgset seda, mis toimus sõja järel, kuidas nõukogude väed Eesti nii-öelda vabastasid, mis nad seal tegid. See eelmises ekspositsioonis oli väljas, nüüd ei ole. Ja ei ole ka mitte midagi selle kohta, kuidas noorteorganisatsioonid, mida oli 10 koolides, peale metsavenduse mahasurumist Eesti vabaduse eest võitlesid. Meil on olemas suured muuseumid, keskmuuseumid, ajaloomuuseum, arhitektuurimuuseum, kunstimuuseum, loodusmuuseum, meremuuseum, põllumajandusmuuseum, Eesti Rahvamuuseum, spordimuuseum, teatri- ja muusikamuuseum, tervishoiumuuseum. Eesti ajaloomuuseumiga on praeguseks ühendatud teatri- ja muusikamuuseum ühiseks sihtasutuseks. Siin on Vabamu. Oli siis ennem olid okupatsioonide muuseum, praegu on ta Vabamu. Peaks olema ka okupatsioonide ja vabaduse muuseum. Mis seal väljas on? Püsinäitusena vabadusel ei ole piire. Ma käisin vaatamas, mis seal on. See polegi nagu õige ekspositsioon. Seal on inimeste pildid ja kui sundakse kõrvaklapid, kui sa lähed inimese pildi ette, siis ta räägib, kui tore asi on vabadus. Aga okupatsioonist ei räägita seal midagi. Seda nagu poleks olnudki enam. See on juba unustatud. Aga probleem on ju selles, et inimesed, kes siin riigis elavad ja siia satuvad, peaksid ikkagi teadma, kuidas eestlased oma ajalugu käsitlevad. Sest kui nad seda kuskilt ei näe ega kuule, ja muuseumites nad seda praegu ei näe ega kuule, siis kuidas nad teavad, mis tegelikult toimus. Ja see on muide julgeoleku probleem. Sest alles ma 2 nädalat tagasi kuulasin AK-s, rääkis üks Narva Jõesuu inimene, venelane, rääkis sellest, et Eestis ei olnud mitte vabadussõda, vaid oli kodusõda. Kujutage ette, nad ei ole siiamaani aru saanud, et oli Eestis vabadussõda. Jah. Mul ongi aeg täis, aitäh. Aga kui pärast küsimustele, pärast siis vastan. Aitäh. Suur aitäh, härra Mati, ja me läheme edasi ja järgmine
Ettekanne väikekoolide võimalustest kriisis ellu jääda. Mul on hea meel kutsuda siia proua Pille Kaisel, Metsküla õpetaja ja koolijuht. Palun. Tere! Mina siis Pille Kaisel, Metsküla algkool ja selles väikeses koolis olen töötanud nüüd juba 21 aastat. Ja täna ma siis kõigepealt näitan teile, mis on see, millest ma rääkima tulin. Meie Metsküla algkool, koolimaja, väike armas hubane, vanem kui Eesti Vabariik ja Metskülas üldse on siis kool toiminud juba 170 aastat, sügisel tähistasime sünnipäeva. Hästi lühidalt sellest koolist, ma ei hakka rääkima, kui tore ja hea kool meil on, aga ma kinnitan, see on üks väga tore ja hea kool. Aga et sel õppeaastal on meil 20 õpilast, see on täpselt sama palju, kui oli 20 aastat tagasi ja kui me vaatame õpilaste arvu prognoosi, siis järgmisel aastal peaks olema 27, siis juba 32 ja 34, nii et õpilaste arvu suhtes on meil praegu ees parimad ajad, mis üldse kunagi selle kooli ajaloos on olnud peale taasavamist 1989. aastal. Lapsevanemad on kooliga väga-väga rahul, lapsed on kooliga rahul, õpitulemused on head, nagu kõik on olemas. Aga ometi siis on see kool praegu kriisis. Ja mis on ühe kooli jaoks siis kriis, et no kas see, kui raha on vähe, meie kooli eelarve on kogu aeg olnud imetilluke, see ei ole meie jaoks kriis. Siis me kirjutame projekte ja see probleem saab lahendatud. Koolitöötaja surm, seda on meil olnud viimase 3 aasta jooksul 2 korral. Hoidsime kokku, saime ka hakkama. Ei ole probleem. COVID, ka see ei olnud meie jaoks kriis. Me tulime sellest väga hästi välja. Aga mis on siis meie jaoks kriis? Vot praegu on meil käsil päris tõsine kriis. Et ehkki koolil läheb väga hästi, kool on elujõuline, siis ometi ajalehtede pealkirjad nüüd sellised. Ja siis märtsi alguses siis Lääneranna volikogu esimees esitas sellise eelnõu, mis nägi ette muu hulgas ka Metsküla algkooli sulgemise. Siis me pidime muidugi hakkama kohe kiiresti mõtlema, et mida nüüd ette võtta. Ja tegelikult ma nüüd räägingi ainult nagu keskendun sellele, et mida me siis selleks tegime kogukonnaga, et sellest kriisist välja tulla. Et kuna aeg on väga lühike. Et siis kõigepealt me saime oma kogukonna inimestega kokku päris mitmel koosolekul ja saime aru, et asi on halb. Siis kõigepealt koostasime siis konkureeriva eelnõu sellele kurjale koolide kinnipanemise kärpimise eelnõule ja lootsime, et äkki see töötab. Igaks juhuks tegime ka mitmeid töögruppe, et no näiteks oli selge, et kõigega tegeleda ei jõua, siis me jagasime lapsevanemad ja kogukonna liikmed ära, et meil oli näiteks volikogu liikmetega suhtlemise töögrupp, oli meeleavalduse korraldamise töögrupp, oli kohtuasja ettevalmistamise töögrupp, oli ka meediaga suhtlemise töögrupp. Nii et siis tegelikult me isegi tegime nii-öelda meediaplaani. Ja see kõik töötas väga hästi, et ilmselt olete ise ka palju ajakirjandusest näinud, et kui palju on kajastust leidnud see meie kooli probleem praegu. Et ajalehtedes artiklid, televisioonis meie kogukonna esindajad, UV Faktoris ja siis emakeelepäeval 14. märtsil tegime siis avaliku pöördumise Riigikogu ja Vabariigi presidendi poole. Ja ka seda siis ajakirjandus kajastas ja selle pöördumise juurde siis oli paar lehekülge teksti ja lisaks ka siis videopöördumine. Ja nüüd ma praegu tahaksingi teile seda videopöördumist ka näidata, aga ma ei tea, kuidas ma selle nüüd käima saan. Et see link seal all. Kas keegi oskab aidata? Nüüd läks.
Mul ei ole siin arvutit. Kas selle slaidi saab nagu käima? Vot selle. Ei, sealt slaidi all on link, et selle lingi peale. Pilt ei ole link, all selle lingiga saaks. Kui lingi peale vajutada, siis peaks hakkama käima. Oi, sellest on küll väga kahju siis. See on väga oluline. Kas ei saa vajutada lingi peale hiirega? Sul oli ju hiir olemas. Me kolisime ju Tallinnast siia ääremaale vabatahtlikult, keegi ei sundinud meid, me tahame siin elada, minu arust see on maailma kõige ilusam, kõige parem koht, kus elada. Aga see ei ole jätkusuutlik, kui ma kogu aeg tunnen, et ma elan siin kohaliku võimu kiuste. Ma ei nõua, et keegi teeks mul teed korda, ma sõidan siit sopast teed iga päev, et üldse kuhugi jõuda ja see on okei. Aga ma tahan, et hoolitaks nendest asjadest, mis on mulle päriselt olulised. Ja kool on, väike kool ongi kogukonna süda ja see on see, mis on mulle õpetanud, mis üldse on kogukond. Metsküla algkool on ju Matsalu rahvuspargis ainukene kool, mis on selle Matsalu rahvuspargi piirides. Ja seda enam, et kogu see õpe on nagu looduskeskne õpe. Ta on väike ja et seal on väiksed klassid, et laste jaoks jätkub aega. Ja et ta on metsa sees, ma nii tahtsin, ma unistasin sellest, et ma leiaks nende lapsele kooli, mis oleks metsa sees, võimalikult looduse keskel. Kui üks väike kogukond hakkab elama sellist tervet ja oma elu ja leiab selliseid väärtusi, mida vist maailm väga vähe mujal pakub, siis minu arust on see väga lühinägelik ja väga, ma isegi ütleks kuritegelik, et üks selline asi tahetakse kas kinni panna või ära kaotada või... Üks asi, mis võib tunduda ka kaugelt vaadates, võib-olla, et kaob lihtsalt see kool, aga tegelikult meie jaoks on ikkagi oluline see, et sellega lõhutakse ära kogu see kogukond, mis on siia kooli ümber tekkinud ja koondunud. Kui keegi ütleb, et Metsküla kool on hääbuv kool, siis me räägime justkui tagaotsast, et mina kolisin siia kanti sellepärast, et ma otsisin üle Eesti kõige paremat kooli. See on pigem just see koht, kus toimub see, milline tulevikuharidus võiks olla igal pool. Et see on just eestvedaja kool, mitte midagi sellist, mille sulgemist nagu saaks üldse kaaluda. Täna ma sõitsin kooli ja ma vaatasin, et see valgus on lihtsalt nii äge ja ma mõtlesin, et see on lihtsalt nii äge, kui lapsed saavadki käia sellises keskkonnas ja minna selle valgusega kooli. Ühe kooli sulgemine on võib-olla ühe dokumendi küsimus. Võtmed eest ära ja kool kinni, raamatukogu kinni, kultuurimaja kinni, aga kokkuvõttes laiemas laastus tähendab see kultuuri hävitamist ja mitte ainult ühes kohas, kui see toimub igal pool, siis on see juba põhimõtteline küsimus. Ma olen 2 asja oma lapse heaks siin elus teinud. Sünnitanud ja Metsküla kooli pannud. No mulle tundub, et kui tänapäeva inimene on loodusest praktiliselt täielikult võõrandunud, et siis samas see tähendab ka võõrandumist võib-olla iseendast ja kultuuriliselt on see iga päev näha, millega inimesed tegelevad ja kõik on väga materialistlik ja enesekeskne. Ja suhe loodusega kindlasti on võib-olla üks väheseid asju, mis inimesi üldse saab taastada. Ja väiksed maakoolid on neid väheseid tööriistu, mis meil on jäänud. Meie kogukond on tänu koolile kasvanud, et see on olnud üks väheseid peibutisi, mis inimestel on nagu andnud põhjuse siia elama tulla.
Metsküla algkool võimaldas meie perel maale kolida. Et pikemat aega oli see unistus, et ühel päeval sooviks ka elada maal oma talus. No mina ju kolisin ikkagi tagasi siia kanti, ostsin siia endale maja just selle eesmärgiga, et minu lapsed saaksid käia siin koolis. Metsküla kool on tegelikult tohutult hea stiimul noortele peredele just nimelt siia ääremaale kolimiseks. Ma elasin Tartus, õppisin Tartus, tegin oma tööd seal Tartus ja siis ma tulin siia tagasi, sest mul on kogu aeg kuskil taga kuklas olnud see, et mina tahan, et minu lapsed käiksid siin algkoolis. Minu jaoks on Metsküla kooli kinnipanemine nagu täielik reetmine. Minu jaoks seostub see Metsküla kool vabariigi taastamisega. Sel ajal, kui me taastasime kõik vabariiki, siis selle töö osana minu endised kursekaaslased, kahjuks tänaseks mõlemad Manalas, Ann ja Gunnar Polma, panid suure osa oma elust, suure osa oma energiast Metsküla kooli taastamisse. Selle linnastumisega valdavalt me kaotame ka osa oma kultuuri, seda elavat kultuuri, mis meie esisad on siis meile siia pärandanud. Ja Metsküla kooli puhul me saamegi öelda, et tema tegelikult seda elavat kultuuri ju edasi kannab. Ja siinkohal tahakski küsida, et mis plaan riigil on? Kas on prioriteet koondada elu suurematesse keskustesse, linnadesse või on vajalik säilitada elu ka ääremaal, väikestes külades? Et siit sellest filmist on näha, et kuidas meie kogukonna liikmetel, need olid lapsevanemad, külaelanikud, et nendel ei ole identiteediga probleemi, nemad teavad täpselt, mida nemad tahavad ja mis on see väärtus, mille nimel võidelda. Ja kui ma saaksin need slaidid tagasi, palun. 2 ainult, jah. Mu järgi on 4 minutit, 50-ni. Nii, et jaa, aga no nii, ja paralleelselt siis käis meil ka suhtlemine poliitikutega ja kui see 24. märts hakkas siis lähenema, et kui volikogu istungipäev pidi olema, siis tegelikult me jõudsime nii kaugele, et 23. märtsil tuli ära ajalehtedes selline pealkiri, nagu siin näha. Nii et see oli tohutult intensiivne töö, aga me saime selle sõnumi kätte. Kahjuks
see on vale koha peal, et kahjuks 24. märts kujunes siis selliseks, et meie meeleavalduse korraldamise grupp sai oma tööga suurepäraselt hakkama. Vallamaja ees oli volikogu istungi toimumise päeval üle 200 inimese käis seal, kohal olid 3 telekanalit, erinevad ajalehed, aga kahjuks see meie otsustajaid ei mõjutanud ja 24. märtsil siis võetigi vastu volikogu otsus Lääneranna valla koolide 2 kooli sulgemise kohta ja siis 3 kooli kärpimise kohta. Ja täna siis on seis selline, et kõik need 5 kooli, keda see otsus puudutas, on valla vastu kohtusse pöördunud. Neist 2 on olemas juba ka esialgne õiguskaitse ja meie kool ootab oma õiguskaitset. Valitsuse plaan, et nüüd on selliseid häid sõnumeid küll, et kui koolis on vähemalt 30 last, tegelikult küll see sõnum oli, et võib ka alla 30 olla, aga et hakatakse muutma koolide rahastamise plaani ja see on muidugi kõik hea. Ja nüüd siis ongi, et need kõik õlekõrred on meil justkui ära kasutatud, et me oleme andnud endast nii palju, kui me veel oleme suutnud ja saanud, aga ometi me siis nüüd ootame seda kõigepealt esialgse õiguskaitseotsust, et veider on see, et meie ise oleme hästi palju panustanud sellesse, et väikesed koolid Eestimaal alles jääksid, aga meid endid see praegu kuidagi päästnud ei ole. Ja nüüd see viimane õlekõrrekene on meil siis jälle üks projekt, siis kandideerisime ka aasta kooliks, et kes veel ei ole hääletanud, 10 minutit on võimalik seda teha, aga see on nüüd 2 minutit väike video, et palun seal jälle link on olemas, et kuidas see siis? Oleme tunnistajaks kõikjal Eestis väljasuremisohus oleva väga erilise liigi ühele populatsioonile, külakooli lapsele. Matsalu rahvuspargis Metskülas on seda liiki säilitatud 170 aastat. Külakooli lapsed moodustavad Matsalu rahvuspargis rändlindudega sünkroonse rütmi. Sügisel, kui linnud lendavad lõunamaale, lendavad lapsed niitudelt ja metsadest kooli. Kevadel, kui linnud saabuvad, hakkavad lapsed sättima end metsikusse loodusesse. Külakooli lapsed õpivad keskkonnas, kus teadmised jäävad külge loomulikult ja tegutsedes. Puutuvad kokku teiste liikidega, kuid see liik ise areneb ja vaatab õppetöös tulevikku. Sellest, kui ohustatud liigiga on tegemist, annavad tunnistust kõikjal ümberringi vaikivalt seisvad tühjad koolimajad. Väike kool ongi kogukonna süda. See on lihtsalt nii äge, kui lapsed saavadki käia sellises keskkonnas. Metsküla kooli puhul me saamegi öelda, et tema tegelikult seda elavat kultuuri ju edasi kannab. Metsküla algkool võimaldas meie perel maale kolida. Õppisin Tartus, tegin oma tööd seal Tartus ja siis ma tulin siia tagasi. No mina ju kolisin ikkagi tagasi, et minu lapsed saaksid käia siin koolis. Kiskjad on külakooli lapse populatsiooni leidnud. Kas aasta 2023 saab liigi katastroofilise väljasuremise aastaks? Mina kolisin siia kanti sellepärast, et ma otsisin üle Eesti kõige paremat kooli. See on pigem see, milline tulevikuharidus võiks olla igal pool. Või saab tänu aasta kooli konkursile hoopis külakoolide aastaks, mil selle haruldase liigi püsima jäämine muutub riikliku tähtsusega küsimuseks. Ja sellega ongi tegelikult minu ettekanne siis läbi, et mis ma nüüd sellele alguse küsimusele, et kuidas kriisis ellu jääda, ma ei tea, et tegelikult see ongi nüüd $1 000 või euro küsimus, et kuidas jääda ellu kriisis hoolimata sellest, kui sa oled ennast tõestanud, kui sa oled väga hea, aga vahel tundub, et mitte miski ei mõju. Ja just enne seda konverentsi algust sain telefonikõne, et järgmisel reedel tuleb haridusminister Metsküla kooli, ehk siis näeme, mis juttusid me räägime. Aga aitäh teile! Aitäh, Pille!
ja sama teemaga läheme edasi. Väikekoolide võimalustest kriiside läbi osa 2 ja tuleb meie ette Eha Jakobson, Unipiha algkooli direktor, klassiõpetaja ja Pangodi küla haridusseltsi tõrvikjuhatuse esimees. Palun. Kui teie nüüd arvate, et mul tegelikult on ka midagi lisada siia veel, siis õige vähe. Ma võtsin küll kaasa, kas need ei kosta, peotäie pilte, kui me nüüd itipostiga kokkuleppe saame. Lihtsalt, aga see on ükskõik, kas me näitame Metsküla algkooli, Unipiha algkooli või kellegi teise, ükskõik millise algkooli pilte, ega nad on üsna sarnased kõik. Sest te näete, see on üks asi. Teine asi on see, et mul on natukene, ma ei taha öelda piinlik, aga natukene kõhe. Kas ma saaksin need pildid, jah? Natukene kõhe selles mõttes, et see, millest nagu ma tahtsin rääkida, et see on nagu liiga optimistlik. Jah, aga hea küll, tulevad need pildid või ei tule. Ükskõik, ma Pillega just rääkisin ennem, kuna ma ei teadnud, millest nagu Pille räägib, kui palju ta näitab midagi. Siis ma mõtlesin, et me võime kõik rääkida siin Pillega 2 peale teid täiesti surnuks, kuidas meil kõik toredasti koolis on. Aga, et milles, et see on see asi, mis nüüd võib-olla, mis nagu meid on päästnud, ütleme niiviisi. Et võib-olla see, siis võime, kas mul on mingisugune ise edasilükkamise võime või on ma, ja see on siis edasi siit. Siin on lihtsalt mõned pildid sellest, siin on õuesõppetunnid, lihtsalt ma natukene kommenteerin, et kuna meie oleme, meid on väga vähe, ma ei ütle esialgu, kui palju meid on. Siin on näha, see on täpselt see sama asi, millega tegelevad kõik väikesed maa-algkoolid. Nad õpivad õues, nad õpivad igasuguseid asju. Siin on meil koolis meie vilistlane, kes on teaduste doktor, kes räägib meile kivimitest ühesõnaga. No, nüüd ta läheb tagasi. Tore küll, kuidas nad teil... Aga kus see andur on, kelle poole näitama peaks? Nii. Küll, las ta olla. Las ta olla. Ei ole häda, sest tegelikult need pildid on kõik väga ilusad ja näitavad meie tegevusi, aga ma tahan teile rääkida hoopiski ühest natuke teisest asjast. Võib-olla meil on hirmsasti vedanud, sest meie kooli ei ole mitte kunagi kinni pandud, ka siis, kui 70-ndatel pandi algkoole kinni. Võib-olla me oleme elanud õige koha peal. Võib-olla me oleme, ütleme, Tartu külje all ja võib-olla Tartut ümbritsevad natukene targemad inimesed, selles mõttes targemad, et ka võib-olla valitsejate hulgas on targemad inimesi. Ma seda pean silmas. Ja meiega on see kuidagi, kui oli veel õnnis nõukogude aeg, eks ole, siis taheti ka kooli kinni panna ja seal olid 2 õpetajat, mees ja naine, ja nad olid neile jäeti 1 õpetaja koht ja nägid 2 selle koha peal tööd. Nad tegid 1 palga eest 2 tööd. Ehk seda on hoitud kogu aeg nii viisi. Ja siis, kui meie läksime sinna kooli 86. aastal, mina ja minu abikaasa Lembit Jakobson, me muud ei kuulnudki, kui ainult kooli sulgemise juttu. See algas juba Vene ajas see jutt. Ja kuidas siis meie läksime ja siis tuli Eesti aeg ja tegelikult 86. aastal juba sai meile etteotsa, ütleme Kambja sovhoosi etteotsa sai Ivar Devremaa, kes ütles niiviisi. Ainult üle minu laiba läheb see kool kinni. See oli 86. 87. aastal. Meil oli vähe raha, aga sest ei olnud mitte midagi häda, sellepärast, et õppida saab, õppida koos olla
ja asju hästi teha saab ka väikese rahaga, nii nagu Metskülagi ütles, need võib kõik üle elada. Hiljem me tegime ka tohutult palju projekte ja me hakkasime juba 90. aastate alguses õppima just nimelt väga rahvusvaheliselt. Kuna me tegime Comenius ja Erasmus projekte, siis need tulemused, need, mida me sealt õppisime, just nimelt õpetajad, mida nad sealt õppisid ja ka lapsed said siis sellest osa, meie õppeprotsess muutus täiesti teistsuguseks. Selliseks avatumaks, tolerantsemaks, selles mõttes tolerantsemaks, et lapsukene võib ka eksida. Ei ole ainult niiviisi, et laps peab kõike teadma 5 peale. Lapsuke võib ka eksida. Ja valla suhtumine oli kogu aeg väga ja väga positiivne, mis on täitsa uskumatu, kui ma neid kuulan. Aga võib-olla nüüd Eesti ajal, võib-olla me olime valinud oma vallavolikokku õiged inimesed. Võib-olla me rääkisime ennem, aga nüüd veel üks asi, mida me oleme ka väga-väga teinud. Me oleme ise olnud kogu valla elus hästi haaratud. Mul abikaasa oli näiteks vallavolikogus 4, mis ta nüüd on, 4 valikogu oli ta, 4 aega oli ta ja tema oli ühtlasi ka valla ajalehe looja ja esimene toimetaja. Siis muidugi haridusfoorumites, mis üle Eesti, ühesõnaga, ja siis muidugi meie kohalik külaselts. See oli see, mis nagu oli, kuidas ma ütlen, elu, mis käis nagu väljaspool kooli, mis nagu otseselt ei oleks nagu kooli puudutanudki. Aga see oli nagu tänapäeval hästi moodne sõna, integreeritud, ütleme ka külaellu, ka terve vallaellu, vald teadis, et selline kool on, sest me kirjutasime kogu aeg oma projektidest ja kui tublid me oleme. Et selline kuvand, mis on juba nagu aastakümneid tekitatud, see on see, mis aitab kaasa. Nüüd, kui oli meil valdade ühendamine, muidugi, eks meie vald ajas sõrad kõvasti vastu, aga ei tulnud välja. Ja meid ühendati siis endise Ülenurme vallaga. Ülenurme on hästi suur, küllap ka hästi rikas. Ja siis me mõtlesime, esimene asi, mis me mõtlesime, nüüd panevad kooli kinni. Läksin mina vallamajja, koputasin vallavanema uksele, ütlesin tere, mina olen see. Ma tahaks nüüd oma koolist rääkida. Rääkisingi, vallavanem vaatas ja ütles, et hea küll, ma tulen teid vaatama. Tuli vaatas ja siis vaatas, mis me seal teeme ja siis me rääkisime veel ja rääkisime oma ajalugu. Ja siis ma ütlesin, ja siis oli härra Aleksejev oli meil siis vallavanem. Ütlesin, tead, nüüd teeme niiviisi, et tehke järgmine vallavolikogu koosolek meil koolis. Ja tõepoolest, see vallavolikogu tuli meil kooli. Ei pakkunud ma neile kohvi. Mul ei ole sellist kohvimasinat, et sellisele suurele hulgale, oleks võinud ka kohvi keeta muidugi. Ja seal oli kahtlejaid väga palju, ma vaatasin, kui nad tulid esialgu, need olid üsna mornid näod sellised. Ja siis ma hakkasin neile rääkima, et kuidas me siin elame, kuidas me oleme üldse elanud. Ja ma tuletasin neile meelde, et meie naaberkülast on pärit Ignatsi Jaak. Kes veel ei tea, kes on Ignatsi Jaak, tõstke korraks käsi, kes ei tea. Ignatsi Jaak oli, aga Forselius teavad kõik, eks ole. Ignatsi Jaak oli Forseliuse õpilane. Ja Forselius teatavasti võttis oma esimesed koolipoisid õpetajaks õpetamisel siis just nimelt sealt Tartu ümbruskonnast ja Ignatsi Jaak oli üks neist. Ja ta on tõepoolest, ja tema kivi on seal, vahel me matkame selle kivi juurde, eks ole, ilusti Ignatsi Jaak, räägime üle 300 aasta tagasi, vaat selline mees õpetas kindlasti selle kandi lapsi. Muidugi ei olnud siis sellist koolimaja ega midagi, aga selle kandi lapsi ta kindlasti õpetas. See on teada üldiselt. Kuigi hiljem ta läks Kambja kooli, sellepärast, et seal ehitati korralik, mis korralik tollel ajal, selline külakool ehitati, kus siis Ignatsi Jaak õpetas üle 50 aasta. Ja tema, küll, see on nüüd ajalugu, me võime pärast rääkida, kes tahab, kes huvi tunneb, sest ajalugu on minu see nõrkus. Nii,
ja siis ma ütlen, et teate, et Ignatsi Jaagu vaim ikkagi hõljub meil siin ka. Meil on kogu aeg siin õpetus olnud. See ei saa olla, et me jätame nüüd selle kandi ilma sellest õpetamisest ja sellest koolikultuurist, mis on meil kogu aeg olnud. Ja nende hulgas, muuseas selle sama volikogu hulgas oli ka meie praegune vallavanem. Siis ta oli volikogu liige, aga ta on praegu meie vallavanem. Üleeile tõi see vallavanem nüüd tassib meile külla. Üleeile käisid meil külas näiteks Saku vallavanem ja Saku vallaametnikud. Et vaadake, meil on selline kool. Ahaa, teil on selline kool. Seda te teete. Oi, milline järv, milline teil kõik on. Ja siis üks Saku valla see, ma ei tea, kes ta siis oli, ametnik või kes või oli volikogu liige, ütles, et no minul on 3 last, ma paneks kohe lapsed oma siia kooli. Ühesõnaga, tegelikult see, kuidas sa nagu oma suhteid lood, ütleme niiviisi. Ja see suhete loomine ei ole lihtsalt niiviisi, et ma lähen ja täna on ja homme ei olgu olla, vaid see on nagu aastate pikkune ja see on nagu selline, ma ei oska sellele õiget nime anda, aga see on selline järjepidev või selline vaikimisi töö kogu aeg, et sa pead tegelikult sa tahad oma koolist nagu kogu aeg rääkida või tutvustada või vähemalt rääkida, mismoodi mis ta nende lastele annab, kes seal koolis õpivad. Et see on olnud see asi. Nüüd, palju mul seda aega on? Ma ühe asja tahaks veel õiendada. Isegi võib-olla nii palju ei kasuta, aga ma tahan veel rääkida seda, mis ei ole enam sugugi optimistlik, vaid see, et see oli just Põlvamaal, kui pandi seal koolid kinni ja kui ma lugesin ajalehes seda, et esimene põhjus, miks pannakse kool kinni, on liitklassid. Kas te kujutate ette, jah? Liitklass on. Sellepärast, et liitklassis ei pidavat, ütlen mina, või seal olid, ei saa täita meie õppekava nõudeid, oli kirjas. Siis minu jaoks, see on see koerasaba tõstmine praegu, ütleme, eks ju, kuna mina olen ikkagi nagu liitklassi uurinud teaduslikult, mul on teadusmagister selle koha pealt ja ma ka ülikoolis loen neid loenguid, see on üks asi, ja ma olen ka praktika, mul on pikk praktika, 40 aastat liitklassis. Ja kui ma käin maailmas ringi, siis ma näen, kuidas liitklass praegu, levib, vähemalt pedagoogilistes ringkondades. Alles kevadel me käisime Kopenhaagenis Tartu maakonna direktoritega ja seal öeldab, aga me teeme, seal oli küll vabakool, et me teeme liitklassid, me teeme meelega, sellepärast, et kasvatus ja need väärtused ja ka õppimine on suhtlemine eelkõige, kommunikatiivne õppimine. See on see, mis aitab lapsi, mis näitab, mis tegelikult meil elus on. Ja tehaksegi spetsiaalseid liitklasse. Ma olen käinud mööda liitklasse peaaegu kindlasti terves Põhja-Euroopas koolides, kus tehakse spetsiaalselt. Ja meil ajalehes öeldakse, ei suuda täita nõudmisi, mis on täielik vale või see on täielik teadmatus, ma ütleksin halvemini veel, mis on harimatus või pehmemalt öeldes informeerimatus. Siis tegelikult ma leian, et erialiste klassid on just üks asi, mis võib-olla annab natukene lahendust nendele üksikklassi probleemidele. Sest see põhineb meie oma klassikul Johannes Käisil, kes on hämmastavalt klassikule kohaselt värske praegu ka. Kui te siit vaatate, siis te näete hästi palju käisi tegelikult siin. Et kui meid ei usuta, siis me oleme harjunud uskuma Euroopat, siis võiks ka Euroopat uskuda vähemalt selles mõttes. Ja kui Eesti ajaleht avaldab esimesena, et me paneme kooli kinni sellepärast, et meil on liitklassid. Ma ei oska öelda, siis kui Peedul kunagi kool kinni pandi Elva, siis oli veel vist külanõukogu, kui ta pani kinni, siis ma ütlesin, et vaat siis, kui te selle Peedu algkooli mõrvasite.
et see oli sel ajal. Nii et kui see sellele, no ma loodan, et Metskülas selleni ei lähe, aga kui see tõesti selleni läheb, siis mina arvan, selle nimi on küll Mõrv, muud mitte midagi. Et selle asja ma tahtsin ära õiendada, et see oleks nagu öeldud. Ja mis mulle väga meeldib, tähendab, meil on tõesti väike kool praegu ja meil käib ka kaugemalt lapsi, aga võib-olla hakkab tagasi tulema inimesi ja tuleb ka, aga meil ei ole 21 praegu ja ausalt öeldes meie maja on ka nii väike, et 21 sinna panna juba on täiesti kunst näiteks. 15 siis on täiesti paras. Ja nüüd ma ütlen teile lõpuks ka, kui palju meil sellel aastal oli. Meil oli sel aastal 10 last majas. Ja isegi kui juhtub see, kui näiteks õpetaja läheb pensionile ja järgmist võib-olla ei leita ja meil on tegelikult selline vaikimisi kokkulepe või et see kool ei kaota, võib-olla koolina ta ei toimi, aga ta jääb meie vallakoolide selliseks suveresidentsiks või loodusõpetuse residentsiks või õuesõppe praktikabaasiks. Meil on nagu tehtud selline plaan ka juba just vallas sellega. Et see nagu ei kaota, et see keskkond nagu ei kaota, et seda ei müüda maha. Ja see ka, et see on muidugi meie haridusseltsi keskus, kui haridusselts toetab, ütleme, mitte küll sisuliselt, aga võib-olla lihtsalt rohkem mõnede projektidega meie sellist igapäevast olemist ja seal haridusseltsis on ka meie lapsevanemad ja kogukond ja kaugemalt inimesed. Nii et selles mõttes see koht kindlasti ei kaota oma olemasolu. Vähemalt nii on kokkulepped. Ma ei tea jälle, mis toovad järgmised valimised. Aga praegused valla ametnikud on oma väikese kooli üle, ma võin teile ausalt öelda, nad on väga uhked. Mis on täiesti uskumatu ja liiga optimistlik. Aga nii see on. Suur tänu Üha Jakobsonile ja me toome siis siia ette nüüd kõik need inimesed, kes meile rääkisid. Üha Jakobson, Pille Kaisel, Mati Mantel, Maarja Vaino ja arutelujuht Toomas Kiho. Palun meie ette ja publikul on siis võimalik ka esitada küsimusi. Toomas kindlasti seda ka vahendab, aga oma küsimused püüame siis koostada kõik 1 minuti sisse, et ei tuleks mitte ettekande moodi, vaid küsimusena. Tere, kas nii on kuulda? Siis... Ja nii on kuulda. Aitäh nende väga huvitavate ettekannete eest, mis kindlasti nii publikut saalis kui ka kuulajaid kaugemal kaasa panid mõtlema, mind ka nende hulgas. Ja mul on selline optimistlik tunne, et sellele põhiküsimusele, kuidas kriisis ellu jääda, me leiame siit nendest ettekannetest ka vastuse täna, et see võiks olla ju suur samm, kui konverentsil ka mingisuguste lahendusteni mööda minnes jõutakse, aga aitäh nende probleemide tõstatamise ja ettekannete eest, et kui nüüd küsiks alustuseks enne veel, kui me selle suure kokkuvõtte ja üldistuseni võiksime jõuda nüüd viimaste ettekannete ajel, siis pärast läheksime eelmiste ettekannete ja lõpuks päris esimese ettekannete juurde, et viimaste ettekannete puhul siis see, et väga palju räägitakse sellest, et kaasaegne õpikeskkond peab olema. Ja väikekoolid uhkustate oma üle 100 aasta vanuste majadega, aga selline, ütleme, hariduspedagoogiline kesktee, haridusministeerium tahab kõiki uusi koolimajad, isegi Lihulasse ehitatakse uus koolimaja, et oleks kaasane õpikeskkond. Et kuidas te siis sõuate vastuvoolu, et kus see kaasaegne õpikeskkond siis on, teil on mingi täielik jama, olete õues ja vaatate pajuvurbi ja lasete mäest alla, rullite lapsi. Et kas see on kuidagi see vastuolu kaasaegse õpikeskkonna, nagu seda mõistetakse üldiselt, ja teie pedagoogika reeglite vahel, see on niivõrd ilmne vastuolu, et oleks ma haridusministeeriumi ametnik, ma soovitaks jalamaid teie koolid kinni panna. Siin puudub igasugune kaasaegsus teie keskkonnas või kuidas te kommenteerite seda? Ja ma mõtlen just need teid õpetajaid kahte, kes siin oma koolist, kuidas te õigustate oma täiesti ajast arvust maha jääd nagu Arno ja Teele kooli, mis
kuidas see õpikeskkond siis tänapäeval selline olla saab? Hullult. Kas see räägib või? Räägib praegu. Okay. No ma ütleksin seda, et kaasaegne õpikeskkond ei ole kindlasti ainult see betoon. Tegelikult ju on. Ma saan aru sellest, mis ta ütled, see on tegelikult peaaegu retooriline küsimus, aga hea küll, ma lasen teil rääkida, olles kalkametnik, see läheb mulle, nagu te mõistate, nagu hane selga vesi. Ma ei usu seda. Kalgametnikuna õpikeskkond peab olema just nimelt, nagu rääkisite, betoonist ja selline korralik. Lastel peab olema piisavalt liikumisruumi, peab olema 60 minutit päevas õues, aga mingisugust pajuurbeda vaatamist ja vanade vilistada kutsumist, see nagu ei ole ette nähtud. Pajuurvad ongi või õues. Seda küll, aga liikumine 60 minutit peab olema organiseeritud teistmoodi. Nii, aga tegelikult päris tõsiselt, et minu jaoks ei ole õpikeskkond tõesti see betoon, et tegelikult meie jaoks on õpikeskkond kogu see koolimaja naguni, aga tulge vaadake, armas väike hubane, laudpõrandad, ei kaja, ei ole kõle ja lisaks on meie õpikeskkond ka kogu kooli õu, kogu hoov ja tegelikult ka laiem kogukond. Et üks asi on see, mis toimub koolis ja kooli hoovis, aga teine asi, mis nüüd külakooli juures käib see, kuidas lapsed ja pered koos küla heaks toimetavad ja kogukonna heaks ja see on kõik tegelikult õpikeskkond ja vägagi kaasaegne ja selline võiks olla igal pool Eestimaal. Ja ühe kooli selle sisu loomine, selleks ei piisa lihtsalt, et me teeme selle betoonkarbi valmis, et tegelikult on selle sisu loomine väga pikaajaline protsess ja see võtab aega ja seda ei tee valmis 1 või 2 aastaga. Selle teeb valmis, võib-olla 10 aastaga kuskile juba jõuab. No 300 ikka võtab. Kas kostab ka või? Jaa, kostab. Ma tahan seda öelda, et me ei ole rääkinud sellest, ja ma ei jõudnud ka, aga minu meelest praegu on siin tegu ikkagi on maakoolid ja linnakoolid. Et üldse, kuidas vaatame õpikeskkonnale linnas ja kuidas me vaatame maal. Et need on nagu 2 erinevat asja. Nüüd meil on küll igavene vana maja, tõesti üle 100 aasta ja vana karjamõis. Meil on olemas korralikud, meil on kõigil lastel läpid, kuigi nad sellega kogu aeg ei tööta, ainult ühes matemaatika seda teevad seal, eks ole. Me ei pinguta sellega üle. Meil on võimalus, meil on kõik ilusad dataprojektid, meil on kõik olemas, põhimõtteliselt need asjad, mida nõutakse sellest, mis ta nüüd on, moodne kool või mis ta õpikeskkond. Ja nüüd on niiviisi, et tegelikult on hakatud rääkima just nimelt sellest, et õpikeskkond peab olema inimlik, inimesele vastav. Peaks rohkem kuulama psühholooge, kes tegelikult ütlevad, et 12–13, keda õpetaja suudab, haarata, ja väiksed lapsed 5–6–10 lapsepsühholoogid, et ta ei suudagi rohkem inimesi haarata, ehk meie koolid on üldse liiga suured, mis on täiesti ebapädevad, pädevus on hea sõna, ebapädevad keskkonnad, täiesti ebapädevad keskkonnad. Liiga palju lapsi, sest lapsed on ju keskkond, eks ole ju, teised lapsed on ju ka keskkond. Ja tegelikult see, et lapsed saavad väljas olla, meil on nad küll rohkem kui 60, meil on iga jumala vahetund ja ikka söögi alla ja söögi peale kogu aeg väljas. Et see on see, mis annab inimesele elujõu, mis annab talle, ta õpib endaga toime tulema, õpib toime tulema oma kaaslastega, õpib konflikte lahendama ja seda õpetab talle keskkond. Ta ei saagi teistmoodi, mängudes näiteks, kui ta ei täida reegleid, siis on sellel tagajärjed. Ja õpetaja ei pea sinna kogu aeg vahele minema. Ma olen sellega täiesti nõus tegelikult inimesena ja ma usun, et siin saalis ja kuulajate hulgas on sama suur ühisarvamus, sest tegelikult on väga mõistlik ja mõnus õpikeskkond teie koolides ja samamoodi teistes väikestes maakoolides ja näiteks nüüd, kui läheb uuesti lahti see, et mõisakoolid, mis veel alles on jäänud, neid tahetakse kinni panna, sest seal ei ole moodsad õpikeskkonda ja nii edasi, et minu küsimuse tulemus võiks olla see, et me mitte üksteist siin ei veena selles asjas, vaid näiteks kultuurikoda võiks sellise pügala panna, et kuidagimoodi Eesti hariduspedagoogilises mõttes, mida esindab bürokraatlikul tasandil Haridus-Teadusministeerium, et see moodsa õpikeskkonna mõiste hakkaks hõlmama ka seda tüüpi koole, nagu teil on. Ja kui see murrang oleks vähemalt mingil määral sisse programmeeritud, et siis võib-olla on ka nende koolide lahti olemine
lihtsam, sest teine küsimus, millest enne rääkisite, see, et liitklassid ja õpilaste, eri vanusega õpilaste õpetamine ühes klassiruumis, et see ka justkui nagu ei käiks kokku, aga kui teie ettekannet kuulata, siis vastupidi on just väga kasulik ja neid pedagoogika teadlasi, kes arvavadki, et eri vanuses laste korraga õpetamine on ka väga produktiivne, neid on ju ka olemas, nii et kui need kaks asja saaks sellisest kuidas haridusbürokraatias sisse tilgutada kasvu kultuurikoja tänase konverentsi lõpuks, et see oleks ju päris hea samm. Ja Mati Mandel tahab midagi lisada. Jaa, ma tahaksin ka hariduse kohta natuke öelda. Siin oli juttu linnakoolid ja maakoolid. Et ma olen ka tugev maakoolide pooldaja, aga ma ütlen ka ühe linnakooli kohta ühe loo, mida võib-olla te ei tea. Üks Tallinna kooli direktor organiseeris rongi vanemate klassidele õpilastele ja viis nad Tartusse rongitäie vanemate klasside õpilasi, spetsiaalne rong, käisid läbi Tartu linna, näidati kõiki, mis huvitavad siin ja seal on, Eesti Rahva Muuseumisse. Terve päev oli selleks pühendatud. Kas te olete? No võt, nii et see on ka üks tore asi, mis saab kõik oleneb ikka kooli juhtkonnast ja kooli tegelest mõtlemisest. Ja muidugi, Maarja. Nii, ma tahtsin lisada identiteedi seisukohast veel seda, et kuidas ikkagi see kõige algsem inimese enesekuvand tekib ja igal inimesel on ju vajadus olla osa millestki natuke suuremast, kui ta ise on. Ja just nimelt need kohalikud maakoolid, mis räägivad ka sellest, milline on see kohalik identiteet. Mitte ainult nagu sellest, et milline on nagu Mati ütles, et meil puudub korralik Eesti ajaloo käsitlus muuseumides. See on ka väga suur probleem, aga ütleme, see esmane info tulebki ju kodukoolist. Ja ka linnades on koole, millel on väga tugevad identiteedid, mida tagabki nagu ka jällegi see, et neil on väga korralik järjepidevus selja taga. Aga et mis meil nagu minu meelest üks probleem, mida tehakse ka nende maakoolide lõhkumise kõige muuga, ongi selle järjepidevuse katkestamine, selle identiteedi katkestamine ja kust need lapsed siis üldse saavad selle kuulumistunde? Jaa, ma usun, et me oleme selles teemas jõudnud ühisele arvamusele, et siin vastuseisu ei ole, kui keegi publikulist tahab siin vastu vaielda väikeste maakoolide olemasolu põhjendatusele, siis praegu on see võimalus, aga õnneks keegi seda ei tee. Aga nüüd ühe nipi ütles Eha Jakobson oma kõnes või oma ettekandes, mis on päris hea retsept ka teistele maakoolidele on just nimelt see, et nad ei toetu mitte üksnes oma kogukonnale seal, ütleme seal Unipiha või Mangodi seltsi ja küla piires, vaid nad on järjest läbi külanõukogu ja valla aegade püüdnud luua ka demokraatlikult valitud vallavanemate, vallavalitsuste ja nendega oma suhteid. Et see on võib-olla nipp, et mitte ainult kooli lastevanemad, kes tunnevad muret ja isiklikult selle kooli püsimise pärast, vaid just nimelt need otsustajatega sellist otsesuhtlust läbi viia, et äkki siin on mingi nipp, mida, et kui oleks saanud oma filmi panna siin ka Lääneranna valla volikogu liikmed samamoodi nõretavalt kooli eest, teie kooli eest ja lõppekooli eest ja kõikide kooli eest seisu, et see oleks kõva sõna olnud ja siis oleks ka muret kooli säilimisega, et kuidas jõuda nii kaugele, nagu Eha Jakobson on praegu Kambja vallas jõudnud, et suhted valla juhtidega oleksid nii head, et nad ei tuleks selle pealegi, et kooli kinni panna. No suhetel valla juhtidega ega meil tegelikult suurt häda iseenesest ei olegi. Ja tegelikult olid meil väga head ajad, olid siis, kui oli Lihula vald veel viimaseid aastaid, see viimased 4 aastat, siis tundsime meie ka täpselt seda sama, mida Unipiha kool tundis, tunneb praegu, et vald on meie üle uhke ja need olid tõesti parimad 4 aastat Metsküla ajaloos praegu. Aga see volikogu, kes meil praegu on, ega nad ei öelnud ju kui enne valimisi, et me kavatseme hakata koole reformima. See on ju viimane trend, et enne valimisi ei räägita, sest mis pärast valimisi tehakse. See nii ongi ju tänapäeval. Ja tegelikult nad isegi kõik tunnistavad, et te olete küll väga toredad ja tublid, aga te lihtsalt ei mahu meie munitsipaalkooli võrku. Me ei näe teid selle munitsipaalkooli võrgu osana. Et tehke erakool. Aga samas jälle meie ütleme, et miks peaks sundima head kooli tegema erakooliks. Ja tegelikult mis sõnume me saadame Eesti riigile siis, et nagu, ja Eesti rahvale, et justkui,
head koolid on ainult erakoolid, see ei ole okei. Ja peale selle erakooli seadus praegu ei võimalda ka seda, et kui omavalitsus paneb kooli kinni, et siis selle asemel saaks teha kohe erakooli. Nii et selles mõttes ongi nagu väga veider ja keeruline olukord ja vahemaad ei ole meil nii nagu näiteks Lehola koolis, et järgmised koolid on 5 ja 4 kilomeetri kaugusel või kuskil Lõuna-Eestis, kus 2 riigigümnaasiumi vahe, miljoneid betooni, 25 kilomeetrit on Põlva ja Võru vahe, eks. Meil on Metskülast, on Lihulasse 20 kilomeetrit, aga lapsed ei ela koolimajas, nad elavad kaugemal, eks. Et tegelikult see laste koolitee läheb ikka väga-väga pikaks. Ja siin ei ole piisavalt rõhutatud minust veel seda, mida te küll mainisite ettekandes, et vallavalitsus seest hoolimata on otsustanud kooli sulgeda, teeb reklaami, et hääletage meie Metsküla kooli kui parima kooli poolt, et see on täiesti, ütleme nii, natukene hullumeelne või skisofreeniline nõuanne. Aga mitte sellest ma ei taha praegu edasi rääkida, sest meil on aega umbes 20 minutit praegu, aga ma tahan rääkida seda, et üks probleem, miks väikekoolide lapsed, miks lapsi see napib, on ka see, et kui mõned vanemad vennad ja õed saavad ju nii vanaks ja need hakatakse viima kuskile nii-öelda järgmise astme koolidesse kuskile kaugemale, siis antud juhul Lihulasse või siis Ülenurma või Tartusse, et siis ja seetõttu ei panda ka enam nooremaid lapsi, kes on tegelikult selles eas, sinna kooli, et kas see probleem teie koole ei vaeva? Meid vaevab küll, sest me oleme ju, esiteks me oleme Tartu lähedal ja teiseks meil on Kambja kool, eks ole, meil on Ülenurme kool, siis meil on Otepää kool, meil on kõik nagu ümber ringi seal. Jah, Elva ka, just nimelt. Ja Nõo kool, nii et meid vaevab küll ja meil on neid asju ka. Meid ei vaeva see probleem kohe üldse. Et pigem on see, et inimesed tulevad ja kolivad, et Tallinnast on inimesed tulnud, Tartust on tulnud, nagu siin nägite ka, ja nad kõige kaugemalt praegu käivad meie kooli lapsed 30 kilomeetri kauguselt ja neid ei ole mitte 1 või 2, vaid neid on isegi rohkem. Ja see on see, et lihtsalt koolile lähemale ei ole elamispinda võtta, et nad tulevad kuskilt linnast ja leiavad omale elupaiga nii lähedale koolile kui võimalik ja siis nad sõidutavad oma lapsi niimoodi hommikul kooli, õhtul tagasi saavad bussiga, aga tegelikult on just pigem see, ja nüüd seda heidetakse meile ka ette, et aga teil on kohalikke lapsi nii vähe, aga paraku on probleem selles, et Matsalu rahvuspargis on need tühjad talukohad on väga paljud, enamus on müüdud suvilateks, kus ei olegi püsielanikke, et tegelikult tuleks leida nagu võimalus selleks, et kuidas inimesed saaksid sinna koolile lähemale omale elamispindasid. Et aga see on jälle üks probleem, mis tuleks lahendada. No ja ma sain aru tegelikult, et teil õpilaste arvuga iseenesest küsimust ei ole, et see on viimase 30 aasta veel kõige paremas seisus ja pigem on ta kasvamas suunas, vabandust. Aga nüüd, kui nüüd natukene laiemaks seda teemat konkreetselt koolide pealt võtta ja rääkida ühiskonnast natukene laiemalt, et siis on, siin näiteks Alex Lotmani väga selline traagiline ütlus, et see on, kuidas ta ütles, on reetmine, et need ideaalid, mille poole püüeldi laulva revolutsiooni ajale, kui riik taastati, et nende ideaalide tuules on ju ka üles ehitatud terve hulk Vene ajal kinni pandud koole, Unipüha, nagu ma kuulsime, pole küll kinni pandud, aga väga suur hulk neist koolidest on juba, mis siis lahti tehti, on uuesti kinni pandud. Ja see on juhtunud ka mitte ainult koolide, vaid ka muude kultuuriasutustega hajaasustuspiirkondades, raamatukogude ja tegelikult ka apteekide ja kõikide teenindusasutustega, et see on, et kuidas te kommenteerite seda, et mulle tundub, et mida rohkem me laseme ennast Eesti asja ajada turumajanduse reeglitel, seda võimatum ongi Eesti riiki pidada. See käib nii Eesti riigi terviku kohta. Eesti riik ei ole ka üldse majanduslikult mõttekas asi globaalses mõttes. Ja samamoodi ei ole ka väikesed kogukonnad mõttekad. Ja seetõttu on ka see koosolek või see konverentsena kokku kutsutud, et rääkida neist kogukondadest, mis tegelikult tähendab seda, et me peame leidma meetodeid, mis ei ole turumajandusliku
loogikaga kooskõlas ja selle kaudu ei ole ta ka kooskõlas tegelikult demokraatia loogikaga, et kui demokraatia nõuab võimalikult suuri otsustuskogusid, et majandus nõuab võimalikult suuri üksusi, et need oleks parem majandada, et raha tuleks rohkem, et siis see automaatselt tähendab seda, et raskustesse satuvad väikesed kogukonnad, raskustesse satuvad väikesed asutused ja väikesed asjad üldse. Et me kuulsime praegu väikeste koolide probleemidest, aga me võime julgesti seda minu meelest ka laiendada tervele Eestile, Eesti riigi pidamisele või kuidas te seda tahate kommenteerida või kes tahaks seda kommenteerida? Ja ma võin seda kommenteerida, et siin on minu meelest hästi palju erinevaid probleeme, et kui ma enne nendest kriisidest rääkisin, siis mulle tundubki, et meil on selline kärg kriiside ajastu mingil määral. Ja nüüd see Eesti majandamise küsimus taandub minu meelest otsapidi sinna, et kui me ennast vabaks laulsime ja vabaks saime, siis me olime materiaalselt hästi kehvas seisus ja see oli iseenesest kuidagi väga loogiline, et vabadus seostus meile kõigepealt sellega, et meil on võimalik just nimelt selle turumajanduse kaudu, kes on tubli, see saab halja looksale. Ja vabadus kuidagi seostus meil sellega, et me saame füüsiliselt reisida, et meie majanduslik heaolu kasvab ja kõik see, mis meil seostus vabadusega, kuidagi viisi seda kõike tähistasid materiaalsed nähtused. Ja me kuidagi unustasime selle sees ära, et see mõnes mõttes see vabadus on rohkem nagu mingi ka sisemine asi. Ja minu meelest praegu me oleme tohutult palju oma vabadusi ära andnud. Muu hulgas vabaduse olla iseseisev riik selles mõttes, et majandadagi ennast nii, et meil on väiksed koolid, et me teeme ebaratsionaalseid asju, sest me täidame pidevalt ju väljast poolt tulevaid reegleid. Kas või see sama õudne vaenukõne, millest jälle räägitakse, varsti ma räägingi praegu ruttu ära, varsti võib-olla ei tohigi rääkida enam selliseid asju, on ju kehtestamisel seetõttu, et kuskil mingi direktiiv nõuab seda. Et meil ei olegi enam mõnes mõttes ju vabadust mõelda Eestist nii, nagu me tahaksime, et see Eesti oleks. Et ta oleks väikeste koolide Eesti, et meil oleks nagu regionaalpoliitiliselt võimeline Eesti, et see ei olekski kahte suurde kohta kokku koondunud mingisugunegi linnriikide territoorium. Ja kohe lõpetan, lihtsalt nagu selle kogukondade küsimus nagu minu meelest taandubki selleni, et kui need kogukonnad, kui Eesti laguneb ka tegelikult sellisteks piirkondadeks, mis kõik katsuvad ainult üksi ellu jääda ja mis tegelikult enam seda riiklikku ja rahvuslikku identiteeti endas ei säilita, sellepärast et nad on selle kaotanud, sest et see on nende jaoks midagi võõrast, siis meil ongi juba väga raske rääkida Eestist ükskõik, kas seal on turumajandus või midagi muud. Mina lisaksin praegu, et tegelikult ei ole riigi poolt tulnud seda suunist, et pange väikesed koolid kinni. Et selles mõttes on puhtalt kohaliku omavalitsuse otsus ja mis tegelikult nüüd selgel kevadel väga kõlama jäi ja mis on tegelikult ühelt poolt on väga hea, et meie kohalikud omavalitsused on oma otsustes autonoomsed, mida ka meie peaminister rõhutas mitu korda. Teiselt poolt jälle mulle tundub, et on kohalikel omavalitsustel liiga suur vabadus näiteks oma koolivõrgu ja raamatukogude kallal laamendada. Et siin võiks olla mingi väike kontroll riigipoolne ikkagi ka, et kui kaua on kehtinud juba see haridusvaldkonna arengukava 2035, see on juba aastaid ja seal on sees ju selgelt need read, et kahaneva rahvastikuga kohalikudel omavalitsustel tuleb tagada kodulähedane õppe esimeses ja teises kooliastmes ehk 6 klassi. Samas ministeeriumi enda ametnikud töötavad sellele vastu. Meie see vallavolikogu otsus oli täiesti selges vastuolus selle arengustrateegia dokumendiga. Et kui me tahame, et meie lapsed oleksid iseseisvad, on ju, ja me anname neile palju vabadust, aga kui laps hakkab ennast kahjustavalt käituma, siis me sekkume ja ütleme, et ära tee, stopp. Et tegelikult siin oleks pidanud ja peaks olema meil ka haridusministeeriumis selline stopp-nupp, et kui me ikka selgelt näeme, et meie Eesti Vabariigi elu kahjustavad mingid kohaliku omavalitsuse volikogu otsused, et siis astutakse vahele. See on ka üks väga kuldaväärt mõte, mille võib lausa üles kirjutada. Mati Mandel, palun. Ma tahaks lisada.
On mind kuulda, jah? Et ma tahaks lisada seda, et tegelikult on ju suur probleem ka ikka see rikkuse koondumine Tallinna ja Tallinna ümbrusesse. Et nii palju peaks ikkagi valdadel olema raha, võimalusi, et üks raamatukogu üleval pidada, üks muuseum üleval pidada ja üks kool üleval pidada või mitu isegi. Need vallad on aetud ka liiga suureks. See ei ole ka minu meelest normaalne. Jah, nüüd ma kohe annan ka saalile paareks küsimuseks võimaluse, aga siin on ka see nagu eneseregulatsiooni, ühiskonna eneseregulatsiooni küsimus, kas me julgeme olla meie ise, millest ka Maarja Vaino siin otsapidi oma vihakõnega siin juba ärgitas, et kas me julgeme olla eestlased tegelikult, kas meie, ütleme, see rahvuslik identiteet, kas me julgeme seda, kuigi see meil põhiseaduse preambulis on kirjas, et kas me julgeme seda täiel rinnal nautida ja kuulutada, nagu me julgesime seda 35 aastat tagasi, kui meil põhiseadust veel polnudki. Aga siin on üks huvitav asi, millele ma tahaks Maarja ettekande puhul ja selle Fukuyama tsitaadi puhul tähelepanu juhtida, et viimase 20 aastaga on meil inglise keele mõjul täielikult segamini läinud rahvuslik identiteet ja riiklik identiteet. Et tegelikult Fukuyama seal see oli tõlgitud minu meelest vääralt ja toimetatud vääralt, et ta ei rääkinud seda rahvuslikust identiteedist selles tsitaadis, vaid ta rääkis riiklikust identiteedist, rääkides Lõuna-Koreast ja teistest suurtest riikidest. Sest kui me rääkiksime riiklikust identiteedist, eestlase jaoks on seda väga selge. Üks on riiklik identiteet ja teine on rahvuslik identiteet. Kui meil Nõukogude Liidus oleks pidanud nii-öelda rahvuslikus identiteediks Nõukogude inimest, nagu muu maailm, läänemaailm inglise mõju selle all ka tegi, siis poleks meil Eesti riiki praegu olemaski, poleks Eesti kultuuri ja poleks veel midagi siin eesti keeles rääkidagi. Et seda tuleks meil julgeda ja rahvuslikku ja riiklikku identiteeti eristada. Aga võib-olla sellest kommentaarist ei peagi väga palju edasi minna, muidu me ei jõua küsimusi võtta mujalt. Aga ühe küsimuse ma nüüd küsiks veel enne, kui ma Egele sõna annan, et see Mati Mandel väitis siin, et tuues ka paar näidet, et meil on justkui nagu kriis kultuur vaimuelus. Et kas teised nõustuvad sellega, et on meil siis kriis vaimuelus või ei ole? Ta tõi kaks väga siis, ütleme, praegu aktuaalset näidet, siin Riigikogu trampimine, aga kas on see mingi laiem kriis ka, kas me peame sellele jaatama või me nõustume selle Maarja tsiteeritud väitega, et elu ei ole kunagi nii hea olnud kui praegu või on need mõlemad väited õiged? No ma kasutan kiiresti juhust, et mul on see mikrofon. Fukuyama kohta siiski ütlen ka kommentaariks nii palju, et jaa, kindlasti tema mõtles riiklikku ja võib-olla see on valesti tõlgitud, aga mina kasutasin seda siiski ära, sest et kui me räägime ka rahvuslikust identiteedist, siis see kõik vastab tõele. Et see on julgeoleku küsimus, see on majandusküsimus, see on kultuuri küsimus. Nii et selles mõttes ikkagi me võime nagu seda lugeda ka nagu selle rahvusliku identiteedi sellest teeme kunagi eraldi konverentsi. Hea küll. Aga mis puudutab vaimuelu kriisi, siis tegelikult ega siis see kultuuriline identiteet või kogu see kriis ongi ju vaimuelu kriis. See ongi ju tegelikult see küsimus, et me ei julge, nagu sa ütlesid, olla eestlased. Kui te vaatate avaliku keele kasutust, siis sõna eestlane praktiliselt enam ei esile. Esineb Eesti maalane, esineb Eesti riigi kodanik, esineb igasuguseid väljendeid, aga eestlase sõna kuidagi väga sageli ei kasutata. Ja me kuidagi ei ole endas nagu kindlad, et ma arvan, et see kriis ikkagi seisneb selles, et me ei julge ise endale toetuda. Jah, tahate kooliõpetajatena ka siia midagi? Mul oli siin üks parandamatu optimist, nagu mina olen. Ma arvan, et väga paljud õpetajad ja mitte ainult maakoolis ikkagi ajavad seda nii-öelda, seda Eesti asja. Sest kes see siis veel, kui me vaatame tagasi 19. sajandisse, olid ju kooliõpetajad, need, kes tegelikult tegid Eesti riigi, ehk siis nad harisid lapsi nii palju ja sisendasid neile nii palju sellist iseolemist. Ja on sellepärast me saime teha oma riigi. Ja ma arvan siiski, et see pärm ei ole kadunud. No see on tore, aga see pudiseb järjest vähemates ahjudes see pärm või kerkib, kui kooli järjest suletakse. Aga nüüd siis kasutame juhuse, et Ege Kulbuk tahab midagi, Eve Kulbuk-Lattik tahab midagi küsida, et seda teha. On sul Ege või?
Ma loodan, et ma olen kuulda, jah. Ma siit natuke oponeeriks Maarja Vainole, kes ütles, et Euroopa Liit on meie hädade põhjus. Tegelikult Euroopa Liit ei kahjusta ega kohusta meie riiklikke instantse väikekoole sulgema. Euroopa Liidul on regionaalsed nagu koostöö tasakaalustamiseks ühtsusfond ja kõik võimalikud suured ideed, kuidas just nimelt laiemat kultuuriosalust, kõike seda, mille pärast me praegu muret tunneme, et see oleks võimalik ja ka suured fondid selleks. Aga see ongi õige. Probleem on selles, aga küsime vahepeal Maarja käest, kes ta ütles seda. Ta ütles seda. Ma tahtsin just öelda, et ma ei öelnud seda, et paluks mulle mitte sõnu suhu panna, et ma isegi ei puudutanud Euroopa Liidu. Ma ei kuulnud ka, et ma olin nurgas, ma võib-olla täpselt ei kuulnud. Et Euroopa Liit, mina sain siis nii aru. Ei, ma ütlesin, et me oleme palju oma vabadusi ära andnud ja et me saame palju seadusi, mis meil kehtestatakse direktiividena, aga ma ei puudutanud poole sõnagagi seda, et Euroopa Liit on käskinud meil väikekoolid kinni panna. Aga kust meil tulevad siis direktiivid? Direktiivid võetakse vastu Euroopa Liidu liikmete ühisel nõul ja parlamendi kaudu, aga ma peaksime nüüd hakkama viimase 7 minutiga siin otse kokku tõmbama. Ühe küsimuse ma küsiks veel ka Mati Mandlilt, et kas see, et muuseumide ja kogu see Eesti muuseumide tähtsus, et selles ettekandis jäi nagu mulje, et probleem on selles, et ei ole esiteks arheoloogia muuseumit, aga seda peame nii-öelda oma kingsepa väiteks, et sellega võib nõustada ja probleem oleks justkui nagu ekspositsioonide selline heitlikkus. Aga kas siis selle minu meelest kõige olulisem asjaga, mis muuseumid teevad, on see nii-öelda Eesti vaimuvara kogumine, laias mõttes nii hästi vaimse vaimuvara kui ka ainelise vaimuvara kogumine. Et kas sellega ja talletamine, kas sellega võib praeguses situatsioonis rahule jääda? No ei saa rahul olla. Minu meelest peaks olema suured muuseumid, maakonnamuuseumid näiteks, peaksid nendel olema ülevaade sellest, mis seal väikestes muuseumites või kogudes on. Kui seda ülevaadet neil ei ole, siiamaani ei ole. Nõukogude ajal isegi nad üldiselt, siis oli muidugi muuseumid vähem ka, neid väikseid muuseumi, oli mingisugune ülevaade. Praegu neil osaliselt on, osaliselt ei ole. Ja kuna need väikesed muuseumid, neil ei ole niisugust korda nagu, et nad peavad kõik säilitama, kõik peavad olema kirjas kusagil. See on kuidagi kah nii ja naa, et siis väga paljud asjad lihtsalt ja dokumendid ja kohaliku tähtsusega asjad lähevad kaduma. Ütleme näiteks sama Rakke muuseum. Mina 15 aastat tagasi lasin seal teha koopiad mõnedest fotodest. Seal on näiteks Jüri Vilmsi kaaslase Arnold Jürgensi kohta olid need, mis on minu kauge sugulane, olid materjalid ja praegu need originaalid on kadunud. Õnneks ma lasin teha, muidu ei oleks mul koopiaid ka. Ja niisugune on paljude teiste väikeste muuseumite lugu, et kui seal lihtsalt korda ei ole, siis need lõppude lõpuks ei ole kindel, et midagi säilib. Ja teine asi on see, et neid esemeid, näiteks metallesemeid ei ole võimalik konserveerida. Selle vastu nad hävivad tasapisi. Et äkki siin peaks, kui see on tõesti probleem, et see ei ole minu arust mitte ainult aineliste asjade, metallesemete või asjad, aga siin nagu jutt oli ka, et tõesti sellised dokumentide kadumine, et koloriitne näide on küll mitte Eestist, aga Jüri Uluotsa arhiiv, mis lihtsalt pärast tema poja Eeriku surma Rootsis korter läks kuidagi ametlikul teel uutele omanikele ja kõik, mis seal sees oli, kogu Uluotsa arhiiv viidi lihtsalt Rootsist prügimäele. Ja selliseid, ma ei tea, see on kahtlemata probleem, nii hästi vaimse vara kui ka ainelise vara hävimine, et ma ei tea, kuidas seda teha, et äkki peaks kultuurikodaga siin mingisuguse sellise üleskutse või mingisuguse mõttekoja siin Mati Mandli eestvõttel tegema, et kuidas see Eesti muuseumidesse ja teistesse mäluasutustesse koondunud museaalid, mis on väärtuslikud Eesti ajaloogu terviku ja tuleviku jaoks, et kuidas nendest ülevaade saada ja nende säilimine võimalik hästi tagada. Näiteks kirjanike puhul on see tava, et kirjanike asjad viiakse kirjanduse muuseumisse ja nad säilivad väga hästi. Ja tegelikult trükiste puhul Eestis kord väga hea, et on need sundiekstemporari seadus, nagu ta vanasti imetati ja nii, et see on mõned asjad on korras, aga kindlasti on ka asju, mis on ligad ja logad ja Maarja tahtsid seda täiendada. Ma tahtsin seda kirjandusmuuseumi kohta täiendada seda, et seal on siiski ka see probleem, et küll tuuakse need kogud
kui kirjanik lahkub üldjuhul kirjandusmuuseumisse, aga kuna ka selle rahastamine on niivõrd kehval järjel, siis need jäävad sinna keldrisse, keegi ei jõua nende kogudega õieti tegeleda. Ja mõnes mõttes, ja küll säilimistingimused on olemas, aga vaimse pärandina nad ei eksisteeri, sest keegi ei tea nende olemasolust midagi. No vähemalt on olemas ja siin on võimalik pöörduda. Nüüd anname üheks küsimuseks veel saalile sõna, siis katsume kokku võtta selle, aga siin oli proua Park oli minust esimene, kes tahtsi öelda. Ja meil ei olegi enam, meil on 3 minutit aega. Mina julgen olla eestlane. Küsimus on Maarja Vainole, et kui sa ütlesid, et eestlane ei julge olla eestlane, julgen, olen alati julgenud igal pool, kus ma olen elanud, käinud, olen uhke selle üle, et ma olen eestlane. See, et me räägime Eesti maalastest, Eesti kodanikest, seda räägivad ajakirjanikud, kes millegipärast ja poliitikud, kes millegipärast kardavad meie venelasi, et äkki see ei ole korrektne, äkki on ebakorrektne rääkida eestlastest, aga räägime julgest eestlastest ja räägime veel julgemini, et me oleme eestlased. See polnudki nagu küsimus, see oli nagu selline pigem julgustus, et kas, aga siis me läheme üle aja, meil on praegu 2 minutit aega, anname Tiiu Kuurbele, andke mikrofon talle. Mul on lihtsalt üks repliik. Me ei arutle võimu olemuse üle, mis meil Eestis on ennast kehtestanud. Ja ma nimetaksin seda, mis meil Eestis poliitiliselt toimub. Võimu kuritarvitused, kellele me alandlikult alistume ja me ei tõstata küsimusi, kas need seadused ja reeglid, mil viisil võimend kehtestab, kas või seal Lääneranna vallas, kas nendega peab leppima või äkki peaks looma uued seadused ja uued reeglid ja kehtestatama demokraatia esimene printsiip, mille tõttu üldse demokraatia on olemas, see on kodanike õigus osaleda temasse puutuvate otsuste tegemisel. Seda rikutakse kogu aeg räigelt. Meil ei ole olemas ei kompetentsuse ega personaalse vastutuse printsiipi võimude osas. Mina küsin, kuidas me lepime sellega ja sellised võimud praegu likvideerivad väga ägedalt ja hoolega eestlust kõikjal, eelkõige maal. Nii et seesama seadusandlus, võimu olemus, millega välismaal väga palju tegeldakse, meil üleüldse ei tegelda, see tuleks fookusse võtta. Aitäh! Võt selline repliik siis. No mis selle kohta kosta? Ma kostaksin selle kohta umbes nii, et me oleme, Eesti on seadusriik, et me järgime neid seadusi, mis on vastu võetud selle põhiseaduse alusel, mille me kõik oleme vastu, mille poolt me oleme hääletanud, kes selle ajal olid hääleõiguslikud. See põhiseadus kehtib, selle põhiseaduse alusel võetakse vastu seadusi. Kui see ei meeldi, siis tulebki hakata tegema uut põhiseadust, aga ma ei ole nüüd kindel, kas see nüüd kultuurikoda peaks hakkama siin põhiseadust muutma, et pigem ma seda praegu agendasse ei paneks. Küll aga meil on jäänud mõni üksik minut siin, et lõpetada oma diskussioon kuidagi moodi otsad kokku tõmmata ja ma tahaksin tõsta esile siin kõlatud mõtetest, mis olid tõesti väga head ja kaasa mõtlema panevad. Selle ühe nendigu või ühe ettepaneku, mida Maarja Vaino oma ettekandes tegi, soovitades jätkusuutlikkuse asemel juurutada mõtlemist järjepidevusest. Et selles mõttes just, et jätkusuutlik oleks just kui see, et kui sul oli enne mingi hulk, ütleme 100 000 inimest ja pärast on sul 120 000 inimest, see oleks nagu jätkusuutlik ja tegelikult parem, ükskõik mis inimesed on, kus nad on tulnud. Või ükskõik missugusel ainult, see ei peagi ainult rahvastikupoliitikas olema selline küsimus. Aga see, et järjepidevus, just nimelt see on kultuurivälja jaoks minu meelest keskne, on see, et kui sa toetud sellele, mis on nii hästi muuseumides, nii hästi kogukondades, nii hästi eestluse hoidmisel õrealadel kui linnades, et kui sa toetud sellele, mis on, siis see tähendabki järjepidevust, kui ma Maarjast õigesti aru sain. Ja see on nagu, mõnes mõttes kitsendab ja teisest mõttes laiendab seda jätkusuutlikkuse, mis on nagu kõige lihtsamalt labasamalt öelda Exceli tabellik jätkusuutlikkus, et järjepidevus toetub olnule, toetub kultuurile, toetub muuseumidele, toetub meie haridusele, toetub meie teadmisele ja ma pakuksingi vastuseks seda, et selleks, et ei tekiks ideoloogilist
kukkumist ja kollapsit ja võõrdumist ja järjepidevusetust, et siis ongi vaja hakata mõtlema see, et kriisis ellujäämiseks ongi vaja mõelda jätkusuutlikkuse asemel järjepidevusele. Ja see ei tähenda seda juriidilist järjepidevust, mille alusel me oma riigi taastasime omal ajal, aga see on just nimelt kultuuriline järjepidevus, mille hoidmine võiks olla Eesti Kultuurikoja kui kõigi Eesti praegust põhiseadust austavate inimeste jaoks keskne. Et kui me selles teesis, mille Maarja siin poolkogemata sõnastas või läbimõeldus sõnastas, kokku lepiksime, siis ma arvan, et me saaksime sammu edasi. Aga aitäh teile esinemast, aitäh korraldamast ja aitäh kuulamast.